Oleme valmis ja kutsume lavale investeeriv hunt. See on tema iseloomustus ka, aga siin on päris huvitav, et ei ole vana tüdruk mitme kassiga. Ja meil on väga suur au sind täna siin tervitada, sinu esimene ülesaste ja meie siis loodame, et me oleme nii-öelda kasvulava investeerimisfestivalil, et sind sinna ka siis kunagi kutsutakse. Et võib-olla see aasta vist mitte, aga tule istume siia ja selles mõttes on ju huvitav, et nüüd on nagu maskid ees ja räägitakse võib-olla veel tundlikumatel teemadel. Aga me alustasime kuidagi samal ajal teekonda või meile jõudis ja kuidagi sotsiaalmeedias, Instagramis seal need erinevad kontot järjest tekkisid, siis kui koroona oli, inimesed hakkasid investeerima, paljud hakkasid kirjutama ja üks nendest olid sina, kes jäi ka niimoodi silma, et kellel oli väga huvitav arutelu ja teemad. Et meie kõigi jaoks või paljude jaoks oled sa täiesti uus nii-öelda siin maastikul, et tutvusta natuke nii palju, kui sa saad ennast ja miks sa alustasid investeerimisega? Tere jälle, tere tulemast siis Maskipallile, et alustan siis seda maskeraadi. Olen 31-aastane ja investeerinud nüüdseks 2 aastat ja alustasin täpselt siis, kui COVID hakkas, 2 suure võla, 0 säästuga, ehk mul ei olnud seda vaba raha, et investeerida. Ja siis oli see vaba raha kuidagi vaja tekitada, oli vaja siis võtta teine töö, et töötasingi 16–20 tundi päevas, et seda vaba raha tekitada ja investeerida. Ja kuidas ma sinna jõudsin, oli täiesti puhtjuhuslikult ühel restorani õhtul, sõime tuttavatega ja tekkis see teema. Ja siis mõtlesin, et okei, et ma tahan ka saada finantsvabaks, et olla oma aja boss nii-öelda. Ja siis paningi 40 eurot, 20 mintusesse, 20 investlisse ja minu jaoks 40 eurot siiamaani on suur raha. Ja siis ma tundsin, et ma olen oma raha eest vastutav, et nüüd ma pean hakkama uurima ja seda teemat edasi jagama. Ja siis et pool aastat ma siis töötasin 16–20 tundi päevas ja siis sai alguse ka minu blogiteekond. Et ma otsisin küll neid inimesi, et kes oleks alustanud minuga samal ajal või et jagasid, et Marek oli üks nendest, aga minu meelest on meil 1 aasta vahet. Ja just naisterahvaid aga ei olnud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma alustan siis ise, et räägin kogemusest ja oma valusatest õppetundidest ja et äkki keegi saab siis nõu ja kui kas või aitan ühte inimest, siis mina olen juba enda jaoks selle eesmärgi saavutanud. Ja ma ei teadnud, et see nii suureks läheb järsku, et inimesed reaalselt hakkavad kirjutama, küsima nõu, et see oli sükene väga meeldiv. Sa oled nüüd 2 aastat on ju teinud, et mida sa lisaks sellele, et sa võtsid korraks nagu 2 töökohta, et oma asi nagu käima saada, oma võlgadest lahti saada ja mida sa veel muutsid või mis on nagu olulised süsteemid, mida sa hakkasid teistmoodi tegema? No ütleme nii, et ma käisin päris mustas augus ära, et oma eluga üldse, mis puudutab ka suhteteemasid, kes siis mind teab, siis ma räägin ennast päris avalikult. Ja siis ma teadsin, et nüüd peab elu kätte võtma, muutma midagi, et nii ei saa edasi jätkata. Ja siis ma hakkasingi muutma nii-öelda täiesti oma elustiili ja kõike, et alustasin säästmisega ja budgeting ja kõik kulud-tulud on kontrolli all, et siis ma tean, kuhu ma investeerin ja et ka muidugi siuksed meditatsioon, et leida nii-öelda seda seesmist rahu endas ja hakkasin trenni tegema ja siuksed hommikused jooksud, et ma täiesti muutsin oma elukorraldust, et minu elu on enam siuke, nagu ta oli 2 aastat tagasi siis nüüdseks. Ja on sul need samad kõik harjumused muutunud? Ja samad harjumused ikka on praeguseks ja nüüd ma tegelen rohkemgi, et
et inimesed ise pöörduvad minu poole igasuguste just rahaliste suhete teemadega, et kes on lahku läinud ja see sõltuvus ja kõik muud asjad, et aitan nii palju kui jaksan, aga ma veel terapeut ei ole, et üks päev siis võib kõik minu juurde tulla. Aga sellel teekonnal, millised on sind huvitanud või huvitavad varaklassid olnud, et sa oled kõike peaaegu proovinud? Jah, minu puhul on alati see, et ma ütlen, et ma kunagi ei investeeri krüptosse ja siis aasta hiljem on seal päris mitu tuhat. Ja sama ütlesin ma ka Tesla kohta, et mina kunagi Teslale ei investeeri. Nüüdseks on mul portfellis täitsa olemas. Jah, et ma olen üritanud hajutada, et mul oleks Balti aktsiad, USA, et ühisrahastu, võlakirjad ja nii edasi, et sihukest head tasakaalu hoida. Ja sellel teekonnal oled sa saanud siis lahti nüüd juba enda nendest laenudest. Mis sa seal sellel nagu võib-olla teistele inimestele nagu anda perspektiiviks või julgustuseks kuskilt alustada, et sa said aru, et sa olid väga raskes punktis, laenukoormad, suhe purunes või midagi sellist. Et sa väga blogis on muidugi hästi nagu järjest nagu võetud ka, aga sa oled nagu midagi päris suurt saavutanud, et võib-olla lihtsalt ütledki välja, mis sa tegid, mis sul oli. Jah, et nagu ma ütlesin, et mul ei olnud midagi, et mul oli täiesti null säästu ja lisaks sellele siis, kui ma hakkasin investeerima, siis mul suhe purunes ja ma olin täiesti mustas hagus. Ja ma mõtlesin, et tahaks ära minna, tahaks välismaale minna ja siis mulle tehtigi ettepanek, et üle aasta aega mina tööta välismaal. Ja mõtlesin küll, et okei, kui ma nüüd lähen, et siis on jällegi mu eraelu pausil, aga jällegi hea võimalus investeerida. Ja ma võtsin selle nii-öelda pakkumise vastu ja ma olin 14 kuud välismaal töötasin ja samamoodi väga pikad päevad ja et saada oma 2 laenust lahti. Tänaseks mul neid 2 laenu enam ei ole ja nii-öelda koguda ka see meelerahufondi ja suurendada oma siis portfelli. Need on sul nüüd kõik tehtud? Need on kõik tehtud. Lisaks on sul siis veel aktsiates, nii börsil kui USA. Ja enda kodu on ka. Enda kodu ka. Enda kodu on ka. Kas see üks võlg oli siis see autovõlg või? Üks võlg oli autovõlg ja teine oli köögivõlg, et kui te korterit ostate, et ärge siis 10 000 kööki osta. Et ma tegin selle vea, et panin 10 000 eurot, võtsin võlgu, et kööki osta ja siis sain hiljem aru, et tegelikult oleks mõistlikult võtta IKEA-st 2000 kööki, siis 8000 investeerida. Aga üks valus õppetund. Ma küsin mõned küsimused, mis sinu fännid nii-öelda seal sulle on siis saatnud, et palusime. Et sa ise oled mulle välja toonud siia, et on soovitud teada, mis on näiteks su parim ja siis ka halvim investeering siiani. Halvim investeering, ma otseselt, jah, mul on läinud üks aktsia pankrotti, see läbi Funderbeami siis. Ja siis Mintoses on hetkel siis laenud kinni, et seoses selle sõjaga. Jah, mul on praegu päris suur miinus USA turul, et eriti roheaktsiate puhul. Aga mina usun roheenergiasse, seega ma hoian, et ma ei müü. Et ma olen öelnud ka, et ma ühtlasi laisk investor, et ma ei vaata iga päev oma portfelli ja ei närvitse, kui mul seal punased numbrid on. Et sihuke, et ma ostan ja hoian ja siis nii-öelda 2 korda aastas vaatan nüüd selle kriitilise pilguga selle portfelli üle. Ja jah. Siis parim investeering, mina võtsin isiklikult enda pensioni 2. samba ja panin LHV-sse ja sealt tol hetkel ma siis ostsin Chevroni Aviud ja need on nüüd 60% plussis, et ma ütleks, et see oleks minu nii-öelda parim investeering ühtlasi, et mul on oma kodu. Et ma arvan, et seda investeeringut ei saa mitte mille muuga võrrelda. Aga investeering, nüüd kui kuulad sind, ma arvan, et investeering iseendasse. Investeerin iseendasse pidevalt see kogu aeg. Ja. Nii, siis on ka küsitud selliseid huvitavaid küsimusi, et mille peale kulutad liiga palju? Piinlik on natuke tunnistada, aga et iluteenuste peale. Et sinna läheb päris liiga palju raha. Kui palju läheb sinna? Paarsada eurot ikka kuus. Paarsada eurot, ma ei tea, ei oska võrrelda.
eks naisterahvad teavad, palju läheb, et kas kellelgi läheb rohkem siin, julgeb tõsta või vähem, no ju. Nüüd panete mind siin piinlikusse olukorda, et ma kulutan Aga nii palju raha. et selles mõttes seda on küsitud ja sul on nagu hea seda öelda, keegi ei tea. Ei no ma olen seda ikka suht ausalt tunnistanud, et ma ei taha olla siuke investor, kes lihtsalt sööb kodus kiirnuudleid ja ei käi kuskile, et ma üritan seda elu nii-öelda balansis hoida, et ma naudin, aga samas ma teen neid valikuid teadlikult ja kui on pandud sinna budgetisse see summa, siis selles summas ma ikka üldjuhul üle ei lähe. Nii, aga ma arvan, natuke võiks suunduda sinna teemasse, mis sind ennast nagu köidab, milles sa tahaksid saada nagu ka siis nagu tööd või teenust pakkuda, et olla siuke suhtenõustaja, psühholoog inimestele siis, kellel on raskusi suhetest välja tulemisel või seal ei näha seda või olda rahul nagu oma eluga, et sinu inimesed on sinult küsinud siis, et kuidas tulla ära elukaaslase juurest, kui sa sõltud temast finantsiliselt või on vägivaldne suhe? See on väga hea küsimus, väga provokatiivne. Et eks neid olukordi on erinevaid, et ma olen ise olnud vägivaldses suhtes, see kogemus on mul olemas ja kohe mitu aastat ja 6 korda tulin ära ja 6 korda läksin ka tagasi sama targalt. Et ja finantsiliselt ma ei ole mitte kunagi mitte kellestki sõltunud, ainult oma emast, kui ma olen alaealine. Aga ka kui ma olin veel teismeline, siis ma ütlesin oma emale, et kui ma saan 18, siis ma saan ise hakkama, et ma tahan, et siis saad sina nautida. Ja sellest ajast saadik ma olen täiesti iseseisev olnud, elanud siis iseseisvalt ja teeninud raha ja ma ütlen, et kui ma olin nii-öelda selles vägivaldses suhtes, siis minu partner sõltus minust. Aga et kuidas nüüd ära tulla, et seda ära tulemine on keeruline, et ei ole nii, et juba lihtne on öelda, et aga pane kotid kokku ja mine, ei ole nii. Et minul võttis see päris pikalt aega, ikka ootad ja loodad, et inimene muutub ja et tuleb siin juurde tagasi, aga reaalsus on ju teine. Et minul võttis see, ma arvan, et 3 aastat aega, et päris nii ei lähe. Ja eks abi tuleb hakata otsima, et kui sa oled või sa oled suhtes üksinda ja sul ei ole lapsi, et siis on selles mõttes natukene kergem, et sa tuled ära ja sa vastutad iseenda eest. Oma partnerit ei ole mõtet ka süüdistada, sest et ega keegi ei hoia sind seal suhtes vägisi, et sina lased endaga nii käituda. Mina lasin endaga nii käituda, et ma võtan selle vastutuse praegu ja tänasel päeval me saame omavahel ikkagist suhteliselt adekvaatselt läbi. Et nii palju on olemas igasuguseid erinevaid tugirühmasid ja mis puudutab siis nii-öelda ma räägin praegu vägivaldsest suhtest ära tulla, et kui sul ikkagist on enda rahakott ja on kuhu minna. Aga kui sul ei ole mitte kuhugile minna ja ei ole ka raha taskus, et siis tuleb natuke targemalt hakata mõtlema. Aga et kui see ikka kodus on vägivald ja sellepärast lihtsalt olla selle hirm üksinduse ees, siis see ei ole päris õige. Et küsida abi sõpradelt, perelt, on igasuguseid tugigruppe, kuhu saab pöörduda. Et ma mäletan väga hästi, et tol hetkel, kui mina olin seal suhtes, et mu ema ütles mulle, et kallik, et sul puudub täiesti nagu sära silmis, et sa ei saa nii jätkata. Aga mul võttis veel 1,5 aastat aega, et nüüd aru saada, et okei, et nüüd on aeg minna ja võtta oma elu kätte. Ja päris palju naisi kirjutab mulle, mis on väga kurb, kes on kannatavad koduvägivallal või see on finantsiliselt sõltuvuses ja ei saa ära tulla. Et ma ei ole terapeut selles suhtes, et mitte veel ja mitte paberitega, aga et muidugi ma aitan ja annan nõu nii palju, kui ma suudan. Ja just finantsilise poole pealt, et kuidas hakata säästma ja kuidas, mille arvelt kokku hoida. Ja kui sa ükskord ära lähed, et siis sul on vähemalt midagi olemas ja kuhu minna. Sa annad neile finantsilist nõu, kuidas te saate sa nagu ei ole ükskord nad küsivad, et te proovite ju kuidagi, ta ju võtab sinuga uuesti ühendust või sina võtad selle inimesega uuesti ühendust.
jah, mul on praeguseks, ma ütlen, kuskil 9 naisterahvast ja 1 meesterahvas, kes sellel teemal siis päris tihti mulle kirjutavad. Ja et siinkohal ma ütlen, et kodune vägivald ei ole ainult, et naised kannatavad, vaid ka mehed kannatavad. Et siin tuleb ka seda mõelda. Et jah, et me arutame neid teemasid, ma olen ka suunanud neid inimesi ka päris terapeutide juurde, et kellel on tõesti väga, väga hull seis kodus, et siis ma kahjuks nagu ma tunnen, et mina ei aita neid enam, et nad on vaja sihukest tõsisemat abi. Et aga jah, me ikka suhtleme ja ütleme, et neist mõnigi on praegu väga heas olukorras, et on ära tulnud ja õnnelikud. Et ma arvan, et mina olen teinud kõike, mis ma saan teha ja aidata antud olukorras, aga seda vastutust ma ei saa võtta mitte kellegi eest. Väga hästi nagu välja toodud see, et me peakskime olema võimalikult palju nagu sõltumatud teistest või näha, miks meil maailmas erinevad asjad praegu toimuvad, kui me kellegist oleme väga sõltuvad või et see on nagu, kui algas see sõjaolukord, et seda on nagu kõike näha, et kui sõltuv nagu keegi kellegist on ja need on need täpselt sama valusad otsused, mis tuleb teha. Aga ma küsin veel siia ühe küsimuse, siis ma vahepeal võtaks rahva käest, võib-olla sealt tuleb mingeid huvitavaid küsimusi, siin on täna neid väga palju. Et mis on investeering, mida tahaksid teha, aga pole veel teinud? Üürikorterid osta, et see on siuke järgmine plaan, kuhu poole ma hakkan vaatama. Et kinnisvara ostmine. Et praegu sul on ainult enda korter? Jah, mul on ainult enda korter, jah. Okay. Ma võtaks publiku seest ka küsimusi. Meil on... ei ole. Ja tuleb sealt. Ma olen natuke siin kiirelt lugenud su blogi ja aru saanud, et hästi suur osa sinu investeeringutest tuli siis, kui sa läksid välismaale tööle. Et kuidas sa ise vaatad või soovitad üleüldiselt nüüd, kui sa Eestisse oled ka tagasi tulnud, et kas tasub minna välismaale suurt raha kokku ajama, et siis saab rohkem investeerida? Aitäh küsimuse eest. Ja ma soovitan, et ma arvan, et ma ei oleks seal, kus ma praegu oleks selle portfelli väärtusega, kui ma ei oleks seda sammu teinud. Et mul on päris suur summa nüüd USA aktsiates, et selle Eesti palgaga, mis ma teenin palgatöölisena, siis on seda summat päris raske kokku kraapida, et hakata investeerima. Et ma arvan, et see oli üks parimaid otsuseid, mis ma tegin ja nii vaimses mõttes kui ka siis materiaalses mõttes. Kas seal oli mõni küsimus, kuskil ei olnud praegu? Ma küsikski siia veel, kui suur on siis see portfell sul 2 aastaga? Ma blogis seda vist niimoodi sai kajasta, mingid numbriliselt, nii täpselt ma ei ole tähele pannud. Ma võin nii öelda, et aasta lõpuks on see esimene 100 000 on eesmärk ja et väga palju sinna minna pole. Päris tubli 2 aastaga 0-st 2 laenuga, mis olid ka koormaks. Sellised sammud ära teinud. Aga millest sa ise veel tahaksid siin rääkida, mida me ei ole võib-olla puudutanud? Aga tunned, et see on nagu oluline? Ma arvan, et paljud inimesed kardavad investeerida lihtsalt sellepärast, et võib-olla pole aega ennast harida või kuulata ja et kogu aeg olla kursis. Minul ka ei ole seda aega. Et nagu ma ütlesin, ma ei istu kogu aeg ja ei loe ja ei pane endale seda stressi. Aga ma olen väga õnnelik, et ma olen need sammud praeguseks teinud. Ja et ma ikkagi loen erinevaid raamatuid ja ma nagu õpin ka nii-öelda psühholoogiat. Et sellega seoses ka erinevad nii-öelda vaimseid teemasid. Ja et muidugi on kindlasti see, et investeerida mina ei soovita, kui siin nii-öelda tuba ei ole ära koristatud siin peas.
et turg on väga volatiivne, et see käib üles-alla ja kui sa ei suuda selle pingega toime tulla, et siis ongi väga lihtne seda raha kaotada. Et tuleb ikkagi alustada enne seda, et sa tegeled oma eraeluga ja et oma vaimsusega nii-öelda, et su peas oleks kõik asjad korras ja sa tead, et kõik on hästi ja siis hakata investeerima ja päriselt nagu oma rahaga. Ja kindlasti mina ei ole kunagi investeerinud seda raha, mida mul igapäevaselt vaja. Ja ma olen loonud ka päris enda jaoks, nagu ma olen oma meelerahufondiga rahul, et kui peaks midagi juhtuma, et siis vähemalt aasta aega ma ei pea muretsema. Et need on need esimesed sammud. Ega päris tihti ka nagu küsitakse minu käest, et kas sa oledki kogu aeg nii zen, et kõik on nii hästi. Ei, ma olen ikka inimene, et see, et ma siin blogis kirjutan ja annan nõu, et kõik on tore ja hästi, ei tähenda, et minul kogu aeg kõik hästi on. Et elu käibki nagu Ameerika mäed üles-alla, nii ka minu elu. Ja ma üritangi nii-öelda oma kogemustest siis nagu aidata ja mu eesmärk ei ole seda, et ma ütlen, et õppige nüüd kõik minu vigadest, ärge kolistage neid ämbreid, mida mina kogu aeg kolistan, et me vead teeme ikka ju kõik ise, et peame ju kõike läbi proovima, aga minu eesmärk on see, et kui te need teete, siis te ei ole üksi, et vähemalt on keegi, kes on need asjad läbi teinud. No nüüd läks juba huvitavaks, ma hakkasin mõtlema, et kui Rahakratt on rääkinud, et tema on alustanud põhimõtteliselt 1000 eurose nagu netopalga pealt. Mis see number oli, mille pealt sina üldse naisterahvas alustasid seda teekonda? Tol hetkel minu neto oli 1200. Ja palju sa sellest siis suutsid säästa? No selles suhtes, nagu ma ütlesingi, et ma ei suutnudki säästa, et mul oli kodulaen ja laenud vaja siis kõik maksmist, aga ma võtsingi teise töö ja siis kuskil igakuiselt 500 eurot, et hakkasin investeerima. Et jah, unetunnid said kannatada ja mingil hetkel tundsin, et hakkan ka vaikselt läbi põlema, aga siis tuligi see asja ära lõpetada ja kõik asjad mängivad sulle kätte. Ma lõpetasin selle teise töö ära ja kohe tehti pakkumine siis välismaale. Et päris tihti inimesed kardavad teha selliseid samme, mis on ebamugavad. Aga tegelikult need sammud ju õpetavadki ja aitavadki meid. See välismaale minek, kui palju see finantsiliselt muutis seda mängu ja andis sulle aega tagasi? Sa saad ju numbritest rääkida, nüüd keegi ei tea, kes. Ei, no ma saan ikka numbritest rääkida. Ütleme nii, et sel hetkel ma sain ikka 3-4 korda rohkem palka, kui ma Eestis sain. Et mul oli tol hetkel oligi laenukoorem oli 16 000 eurot, sellest ma sain siis lahti. Ega ütleme nii, et välismaal ma elasingi suht säästlikult, et mul oli eesmärk olemas ja ma hoidsin väga kiivalt oma kulud ja tulud nii-öelda kontrolli all ja saingi siis siseneda USA turule, mida ma nii väga ootasin. On vahepeal tulnud publikust mõni, seal on käsi. Nagu me siin eelnevalt kuulsime, et ära usalda sõpra oma otsuste tegemisel, et kuidas sina teed oma otsuseid investeerimisalas, et kuidas sa valid, kuhu sa investeerid? Aitäh küsimuse eest. Ma usaldan päris palju oma sisetunnet ka, et ma loen hästi palju. Kui mul on see raha olemas ja ma tahan investeerida, siis ma muidugi loen ka teisi blogisid ja vaatan, mis turul toimub ja mida teised arvavad. Aga lõppkokkuvõttes ma selle analüüsi teen ju ise ja selle otsuse võtan ise vastu. Ja ma ütlen ka päris tihti, et teate, mulle tuleb päris palju selliseid küsimusi postkasti, et mul on 10 000 eurot, et kuhu ma investeerin, et palun ütle mulle aktsiad. Ma ei võta sellist vastutust mitte kellegi raha eest, sest et mina ei otsusta ju kellegi raha üle. Et jah, ma võib-olla suunan, et kuhu mida vaadata, aga ütlen kogu aeg, et selle otsuse teete te ise ja selle otsuse teen ka mina ise. Et kui ma selle raha kaotan, siis olen ainult mina süüdi, mitte keegi teine. Ja seda ma ütlen ka teistele, et kui keegi ütleb mulle, et investeeri minu eest 15 000 ära ja kaotab see raha, siis ikka tuleks ju minu ukse taha pärast. Et
et seda vastutust ma ei võta ja ma olen ikkagist alustav investor, et ja ma olen veel oma teekonna algul. ja äkki sa jagaksid mõnda infoallikat või podcasti või raamatut, et mida soovitad lugeda algajatel või kuulata? Esimene raamat, mida mina lugesin läbi, ei olnud Eesti kirjaniku poolt, vaid oli Tony Robbinsi Kõigutamatu. Ja ma arvan, et see on üks selline raamat, kus tuleb alustada. Ja ma õppisin sealt, kuidas jääda nii-öelda ükskõikseks, siis kui see turg liigub. Et kui ma varem mitte midagi aktsiatest ega investeerimisest ei teadnud, siis see raamat tõesti aitas mind ja muidugi Jaak Roosaare, et alustasin ka sealt ja Intelligentne investor. Ja need on minu nii-öelda 3 raamatut. Et täiesti müstika, ma lugesin täpselt sama raamatu esimesena läbi Anthony Robbinsi Kõigutamatu, nii et umbes samal ajal siis 2020 koroona alguses. Tundub, et sellel raamatul on omamoodi mingi päris jõud olemas, kõigutamatuks teeb. Ma võin täitsa julgelt öelda, et see turu kõikumine absoluutselt minu nii-öelda emotsiooni ei kõiguta. Et kui mul on seal vahepeal portfell -10 000, siis ma ei, no las ta olla siis, et järgmine kuu on siis +10 000 või. Et seda, ma arvan, et see raamat õpetab päris palju, et seda külma närvi hoidmist. Seda küll, sa oled nüüd 2 aastaga saavutanud ka sellise seisu, et sul iga, ütleme siis mingi perioodi tagant tekib järjest rohkem ka vaba raha, mida siis investeerida, sest sa oled suutnud endal eelnevad koormad ära nii-öelda vähendada. Et kui palju sul on tänaseks näiteks sellist passiivset voogu, oled sa vaatanud niimoodi, et palju sul tuleb keskmiselt, kui jaotad aasta kuudeks? No selle aasta eesmärk oli siis teenida nii-öelda üks lisapalk, et dividendidest just. Et ma alati räägin, et mu strateegia on dividendiaktsiad, aga alati ma ostan siis midagi muud. Et ma üritan nagu rohkem nende dividendide peale minna, aga et ma lugesin kokku nüüd selle aastaga siis üle 2000 euro tuli seda dividendi sisse. See on päris hästi juba. Et mul ei ole neid dividendi ja aktsiaid nii palju, kui ma sooviks, et kogu aeg oli juba Teslat osta ja nii see raha kaob ära. Aga dividendi aktsia, milline on olnud siiani kõige varem sinu dividendi tootlusega aktsia valik? Balti aktsiatest on kindlasti Merko on üks mu lemmikuid. Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Sadam. Ja välismaalt on siis Chevron ja Abview on minu nii-öelda vajaldamatu lemmikud. Et nii tootluse poolest on nad päris korralikult mul tõusnud ja pluss veel see maksavad dividende. Mõned meil on siin alustavad või pole alustanudki, et siis me natuke võib-olla selgitame ka, et aktsiad on siis tegelikult osakud ühes ettevõttes, et need ei ole mingid graafikud, mis jooksevad ekraanil, mida te vaatate, vaid see ongi ikkagi päris ettevõte, mis pakub teenust, toodet ja sellest kasumist siis nendele osanikele, investoritele makstakse siis selle raha usalduse eest nagu raha, et natuke siis harime ka, et me räägime siin päev läbi aktsiatest, on ju, et aru saada, et börsil ekraanil sa ei vaata, on selliseid inimesi, kes jälgivad nende tõuse ja langusi, panustavad sellele ehk siis kauplevad, aga teised proovivad nagu Warren Buffett, maailma üks rikkaim investor, siis nagu Roman ennem mainis, siis tema nagu püüab leida väärtust ja osta siis alahinnatud ettevõtteid või nendesse investeerida. Et kui lähete selle mõttega, ma natuke aitan sul ka maailma siin avada ja teistele, et kui me kõik oleksimegi, on ju, et me olemegi ettevõtted, on ju, et meil on kõigil oma rahavood, omad kulud, meil on oma bilanss, meil on seal varad, autod, majad, suvilad, kellel paadid, kuidas, et me olemegi kõik ettevõtted ja sa peadki seda nagu oma mängu niimoodi mängima, et kui on talv nagu täna on ju, et kõik läheb kalliks kiiresti, et kui sa ei ole talveks valmistunud, siis on see hetk, et siis on raske.
et nagu sina oled oma talve läbi teinud, siis täna see, mis toimub, on ju need küttehinnad või energiahinnad, et kuidas see sind on mõjutanud või üldse ei ole puudutanud? No eks ta ikka, ma arvan, et see kõiki mõjutab see, et bensiini hind tõuseb ja nii edasi, aga ma arvan, et seda vaba raha on meie ümber ka päris palju, et võimalusi teenida seda lisaraha, et ei tasu nüüd hakata iga päev nii-öelda sellesse kinni jääma ja vinguma, et see kütusehind tõuseb ja tõuseb ja tõuseb, et pigem leida võimalusi, et kuidas siis teenida rohkem lisaraha, et mitte kannatada selle nii-öelda tõusu all. Et samamoodi nagu mina, et minu teine töö, ma võin täiesti öelda, oli andmesisestus ja ma ei teadnud mitte midagi sellest. Et ma õppisin selle selgeks ja tegingi seda. Et ma nüüd ei ütle, et see on tervislik 20 tundi päevas töötada, eks ole, aga et mõned tunnid lisa teenida, et ma ei oska naistel mingeid iluteenuseid õppida, et meestel ka käia kuskil lisaks abis. Et neid võimalusi tuleb otsida ja luua, et jah, ma ei jää kinni sellesse, et okei, et nüüd mul ei ole raha, et sõita kuskile, et ma ei saa nüüd sõita Vanamale külla, sest bensiini hind on nii kallis. Ja ma ütlen ka teistele, kes nii-öelda kurdavad selle üle, et aga leia võimalust teenida siis lisa või et nagu siis Kristi Saare ütleb, et või küsi palka juurde. Neid võimalusi on meie ümber ja lihtsalt ma arvan, hästi tihti tuleb ka see meie ego siin mängu, et kui ma nüüd olen kuskil osakonna juht, jah, mina olen osakonna juht ja ma pidingi võtma selle lisatöö, tegema midagi teistmoodi, sükest väiksemat tööd. Et minu jaoks ei olnud see probleem, aga kui ma räägin inimestega, siis tihti peal on see probleem, et aga ma ei taha teha seda, sest et ma olen juba jõudnud nii kaugele ja kõrgele. Nagu palganumber ikka ei aita sind hädast välja, siis tuleb teha midagi, tuleb sellest nagu egost kõrvale vaadata. Ja, väga õige. Et mul tuli üks huvitav mõte veel, et kes on sinu nii-öelda iidolid siin Eestis, et ma saan aru, sa oled nagu maskiga ja kedagi sa ikkagi nagu jälgid ka veel lisaks raamatutele. Kui ma nüüd ei ütle rahakrats, siis ta ilmselt solvub mu peale, et istub seal. Pöial on püsti. Ei, et head, eks mul on ikka neid nii-öelda iidoleid, et kellele ma vaatan siis nii-öelda alt üles, et eriti need naisinvestorite puhul, ja kindlasti minu meelest tuleb vaadata ka neid, kes alustavad ja kes teevad kõigeid valikuid. Et ei ole see, et see nii-öelda eeskujud ainult need, kellel on juba 1 000 000 eurot konto peal. Eeskujud on need, kes jagavad oma teekonda ja teevad ja aitavad teisi. Et Instagramis on päris palju selliseid huvitavaid kontosid, et tõesti nende portfell võib olla väiksem kui minu oma, aga see, et kui palju nad panustavad oma ajast, et teisi aidata ja nii-öelda nõustada antud teemal, et see on ainult kiidu väärt. Et mina elan kaasa ja tihtipeale on minul näiteks lihtsam ennast seostada inimese, kes alustab või on ka algav investor, kui see, et kõrvutada ennast, kellel on nagu nii palju raha kontol. Et muidugi väga tublid, aga lihtsalt see, et lihtsam on ju seda teekonda läbida kellegi, kellel on sarnane kogemus ja seda kogemust üritan siis ka mina pakkuda. Ma jõuangi siit välja jälle järgmise küsimuseni, et hästi oluline on need inimesed meie ümber, kellega me suhtleme ja need teemasid nagu lahkame. Kui palju on sinu suhtlusringkond tegelikult muutunud selle 2 aastaga? Kui palju on jäänud? Ikka on jäänud, et mul hästi palju selliseid lapsepõlve inimesi, aga et on väga palju läinud ka. Et nii-öelda ma võib-olla natuke selitan, et miks mul see mask üldse peas on. Et oma tööala pärast hetkel, et see ei ole see, et ma nüüd jäängi võib-olla elu lõpuni siia maski taha, et see ei ole minu eesmärk. Ja ju keegi nii-öelda saab teada, et see olen mina ja on kirjutanud mulle, ega ma siis ei varja. Et päris huvitav kogemus, ma lihtsalt räägin nüüd natuke lähen teemast kõrvale, eks ole. Et kuidas siis üks inimene sai teada, et 2 inimest on, kes on teada saanud, kes ma olen, et üks inimene võttis kõik välja, et mis ma olin ostnud, et kuna ma nii avalikult panin kõik kogused kirja ja läks ja käis kammis kõik aktsiaraamatud läbi, sai teada, et see on mina. Ja siis kirjutas, et see päris siuke huvitav kogemus. Ja siis teine inimene, et me olime siis, saime tuttavaks ja suhtlesime natukene, siis
oli niisugune üle aastane paus, me ei suhelnud ja hakkasime uuesti suhtlema. Ja enne kui ma koju tulin, siis ta kirjutaski mulle, et okei, et nüüd sa siis saad koju tulla ja saadki hakata selle investeeriva hundiga rohkem tegelema. Et ei ole see, et need inimesed ainult hammustavad läbi, kes teavad mind läbi ja lõhki. Et on ka teisi. Sest praeguseks me oleme väga head sõbrad ja saame väga hästi läbi. Et jah, et sellepärast ma nii-öelda selle maskiga olengi. Ja et ei ole see, et ma jään siia taha. Me oleme koos ühes siukses, miks ma selle nagu tõstatasin, et need inimesed või keskkond siin ümber, et me oleme koos ka ühes siukses vestluses, kus meil on 6 investorit kuidagi sinna kokku sattunud, et kõigil, ma arvan, võiksime soovitada koos midagi sellist, on ju, et see on, kuidas see sind on aidanud? Jah, ma kaldusin küsimust kõrvale, siis läks meelest ära, mis sa küsisid. Jah. Et jah, et mis ma tahtsin öelda, et kui ma räägin investeerimisest või oma numbritest nii-öelda ilma maskita, et siis päris tihti ma näen seda kadedust ja et oma nii-öelda nägin oma lähekondlaste seas, et mis sa nii raiskad seda raha või et kus sul see raha on ja nii sa investeerid, et need inimesed ei ole praeguseks enam minu elus. Et miks te hoiate enda ümber negatiivseid inimesi, kes toovad teid enda alla, et kokkuvõttes see ju mõjub teile ainult laastavalt. Sellest ma sain väga kiiresti aru sellel teekonnal. Ja jah, selle investeeriva hundi, kui ma lõin, et tugigruppe, nagu me oleme praegu ühes tugigrupis, et see on väga hea arutada teemade üle ja mõtiskleda. Ja lisaks ongi, et see investeeriv hunt on mulle väga palju muid inimesi toonud, kes tahavadki kirjutada. Ja siinkohal ma pean ütlema, et ei ole 90% naiste rahvaid ainult, et väga 50-50, väga paljud mehed kirjutavad ka mulle, et tahavad rääkida suhete teemadel ja investeerimisest. Et ei ole ma nii-öelda naiste kogukonnale. Mehed siis kutsuvad nagu kohtama rohkem või? On kutsutud kohtama ka, aga investeeriv hunt eelistab siiski jääda hetkel üksikuks. Jah, väga hea. Kas on publiku seast vahepeal tulnud veel mõni küsimus, mida tahaks hundilt küsida? Jaa, siin üks küsimus. Selliste summadega ma eeldan, et sa oled nüüd investeerid ettevõtte alt. Veel investeerijaga järgmine kuu hakkan. Okei, siis ma tahtsingi küsida, et millal see tuli? Ja ettevõte on siis nüüd plaanis luua juulikuus enda ettevõte ja hakata siis läbi selle investeerima. Ma jäin üpriski laisaks, ma ütlen ausalt, et see kõik ettevõtluse teema investeerimine selle alt, et ma ei süvenenud sellesse nii põhjalikult ja jube hea oli investeerida eraisiku alt, aga nüüd ma olen aru saanud, et summad hakkavad liikuma sinna suunas, kus on mõistlik teha ettevõte. Aitäh! Ja, Roman tahab ka nüüd juba küsida. Mul oleks selline küsimus, et viimastel aastatel on turud on üles liikunud ja on olnud suhteliselt lihtne on ju raha teenida aktsiaturgudel. Aga nüüd on tunne, et on ju turud on languses olnud paar kuud, inflatsioon on kõrge, keskpangad tõstavad intresse. Et kuidas sa otsustad ühel hetkel, et äkki peaks muutma oma investeerimisstrateegiat, et äkki me peaks midagi teistmoodi hakkama tegema, sest et see, missugune maailm siiamaani oli, et äkki see on nüüd muutunud. Kas sa mõtled üldse sihukeste asjade peale? Jah, kindlasti ma ütlen siin ka selle ära, et päris palju osta ma tegin siis, kui need turud olid üleval, kui ma hakkasin investeerima. Ja need on siis päris kolinal kukkunud. Ja et praeguses olukorras ma ütlen täiesti ausalt, et ma väga palju ei investeeri turgudel, et ma panen 3. sambasse. Eesmärk on see maksimaliseerida. Ja kindlasti ma ootan ja vaatan, et öeldakse, nagu ma ütlen, et see investeerimine on ka omamoodi ennustus, et kas nüüd turud kukuvad rohkem või mitte. Et ju on see hea ütlus, et tuleb osta siis, kui teised müüvad. Ja hetkel on, ma arvan, et on aktsia, mida võiks praegu vaadata. Jah, et ma tõesti olen oma strateegiat hetkel muutnud, et ma ei osta nii aktiivselt näiteks USA aktsiaid hetkel. Et pigem olen läinud nii-öelda kindla peale ja hoian seda raha kontol, et õigel ajal osta õigeid asju. Aitäh! Kas meil on veel keegi?
mida sa selja tahaks? taga vist oli üks tüdruk tõstis seal käe mustas. Väga hea. see on hästi kuulda. Jaa, ma see kuulen. on hästi tore, et sa selle võlgade teema välja tõid, et Eestis on iga 6. täiskasvanu võlglane. Et kas sa võiksid lihtsalt natukene seda oma strateegiat veel avada, et kuidas sa hakkasid seda teekonda nagu, et võlgadest vabanemist, kuidas sa alustasid seda? Ja mis su see teekond just oli? Jah, et ütleme, et see võlgadest vabanemine oli siis, kui ma pidin endale peeglist otsa vaatama, et miks mul võlad tekkinud on ja et nüüd tuleb nendest lahti saada, et muidu ma ei saa investeerida oma nii-öelda tulevikku, kui ma pean maksma kogu aeg oma võlgu. Ja siis need valikud, see lisatöö ja välismaale minek oligi need sammud, et hakata nendest võlgadest vabaks saama. Ja siis mu eesmärk oligi, et ma nüüd kõik vaba raha, mis mul on, lähebki võlgade katteks ja siis, kui on võlad makstud, siis hakkan investeerima. Et võlgadel on ikka intressid juures ja need intressid ei ole väga odavad, kui sa võtad sükse väikse laenu. Et kodulaan on siis ka alles mulle, sellest ma niipea ma ei plaanigi sellest lahti saada. Et jah, et see oli siuke minu teekond, et juba hea tunne oli, kui oli need võlad makstud. Ja sest et alati on, ma pean ütlema, et jube hea on ju võtta seda võlgu ja saad selle asja kätte, siis su asi on käes. Jube halb hakata maksma, saad juba selle asja kätte saanud. Et tänaseks ma siis üritan nii-öelda, et elada nii-öelda võlavaba. Sükse mõttetuid võlgu nagu ei võta, et kodulaanud ja üürikorterid ja muud asjad, eks see on ju teine teema, et need juba siis ette võtta alt. Aitäh! Ma arvan, väga hästi. Esimese etteaste kohta sulle investeeriv hunt, et sa tulid siia, julgesid rääkida oma asjadest ja meie soovime sulle küll kõrget lendu ja see, et sa julgesid või räägid ka maski taga, ma arvan, on ikkagi suurt aplausi väärt. Et järgmised lavad siit saaks tervitada. Ja meil on Tšaaga poolt ka siis väike kink ja loodetavasti sinust saab üks hea siis inimeste nõustaja, et jätka seda teed, mida sa siis oled juba alustanud. Aitäh, et kutsusite!